Tervist, kallid kuulajad, mina viibin hetkel Sänna kultuurimõises ühe vahva mehega nimega Hendrik, kes kohe tutvustab ennast ise. Sattusin siia üsna juhuslikult ja kogu see saate mõte on ka üsna juhuslik, aga loodan, et tuleb põnev ja minul on igastahes väga huvitav lõuna olnud, väga huvitav päev olnud. Alustame sinust, Hendrik. Tutvusta ennast võib-olla paari sõnaga, mis sa siin teed ja kes sa oled ja kuidas sa siia sattusid? Siia Sännasse tulime kuskil 8 aastat tagasi ja olemegi siin seda keskust nagu arendanud, et on päris palju muutunud aja jooksul ja ilmselt muutunud meid ennast ka olulisel määral. Et sa oled siis pigem, sa oled selle keskusega juba 8 aastat tegelenud ja alguses ei olnudki mingit sellist kommuuni loomise mõtet või kooli loomise mõtet? No ega alguses tõesti ei olnud, et siin olid nagu sellised pakilisemad küsimused vajasid lahendamist, et see hoone, kus me praegu viibime, Sänna mõis, et oli siis päris renoveerimata ja vajas hästi palju koristamist ja kraamimist ja sisse seadmist ennem kui üldse sai nagu kellegi sisse kutsuda, et oli üsna kummituslik mõis, et esimesed 2-3 aastat oli ikka selline nagu kõva töö, remontimine ja töö sellises mõttes, sellises võtmes, et tuli ka leida rahastust nendele remondiprojektidele ja aga kuidas te üldse leidsite selle koha või kust see nagu tuli, et te just siia nagu tulite elama? No eks see koht kuidagi ise valis välja mingid või meid või inimesi, kes siia, keda ta vajas, et ma olen tegelikult hariduselt tüürimees ja sõitsin merd pikka aega, aga siis tundsin, et oleks vaja midagi maist? Ei, tahaks mingit sellist nagu elumuudatust hakkas kuidagi selleks hakkas nagu aeg valmis saama või et tundsin, et peaks tegema midagi sellist, mis pakub hingele peaasjalikult toitu, mitte ainult nagu kehale või millest saab nagu üüri makstud ja nii edasi. Ja oma ideaalis ma tundsin, et ma unistan sellest, et mu töö ja hobi on nagu täpselt samad asjad, et ma ei pea nagu töötama? Jah, tööle minekuks kuidagi ennast kokku võtma, vaid see toimub nagu suurima hea meelega. Et see oli see selline nagu unistus ja siis ühel hetkel panin see lahkumisavalduse sinna lauale ja hakkas seiklus pihta nagu päris elu esimest korda võib-olla siis üle pika aja. Ja kuidas praegu on selle töö ja hobiga? Praktiliselt kohe, kui see otsus sai tehtud, siis ta muutuski nagu põnevaks ja hobilaadseks. Algus oli ka natuke keerulist aega selles suhtes, et ma olin harjunud selle majandusliku turvalisusega ja ilmselt see turvalisus tõi ka nagu kõige suurema hirmu nagu ellu, et kui see turvalisust ei ole, mis siis saab. Et siis tollal mu esimene nagu selline ülesanne oligi, et mingi selline turvalisus luua, et oleks sissetulek stabiilne ja kuidagi, mis on see bilanss oleks nii-öelda positiivne, et pere tulud ületaksid kulud. Aga siin palju niisugust huvitavat juhtus, et esiteks see maale kolimine, me elasime enne Tartus, et maale elades tegelikult need kulud ongi reaalselt ka väiksemad, et kuna siin ei ole poodi igal sammul, siis kui need just ei ole su enda poed, siis tõesti ei ole ka võimalust nii palju kulutada ja kohvikuid ja kinosid ja midagi ikka siin võib välja mõelda. Aga eks jah, see selline kultuuriline
mitmekesisuse sotsiaalne, mis on selline nagu võrgustik. Need on tegelikult vajalikud asjad, need saime kohe esimesel aastal aru, et tundsin, et midagi ei toimu justkui, kedagi ei ole, kellega rääkida juttu ja siis hakkasin vaikselt nagu looma seda maailma, et looma seda kino, looma seda kohvikut, looma seda külakeskust, raamatukogu, mingeid teenuseid, mida nagu sooviks tarbida. Ja looma ka seda sotsiaalset võrgustikku, et sellest pidi ka vastutuse võtma, et leidma need inimesed, kes justkui võiksid olla sul jalgrattasõidu kaugusel või jalutuskäigu kaugusel, kellele pimedal mingil sügisõhtul külla minna või siis külla kutsuda. Et inimesed, kellega aega veeta, kellega mõtteid vahetada, et siis vaikselt hakkasime levitama sõnumit, et siin on siuke tore keskus ja tegime seda kogu aeg toredamaks ja siis inimesed hakkasid tulema, hakkasid väljendama, et ja me oleme ka unistanud maale kolimisest ja siis kuna siin on nii tore keskus, siis miks mitte siia tulla ja siis inimesed kolisidki esimesed, see oli väga tore, et oligi järsku keegi, kelle juurde minna ja kellega sai rääkida reaalselt niimoodi nagu räägid omasuguste inimestega, et ei olnud sellist nagu lõhet seal vahel nagu on sellel põliselanikul, kes on nagu kogu elu maal elanud ja võib-olla inimestel, kes on linnas üles kasvanud ja võib-olla maailmas ringi reisinud ja huvituvad mingitest täiesti teistest teemadest, siis nagu oli väga tore üks hetk tõdeda, et neid inimesi on hakanud tekkima ümberringi ja et põhimõtteliselt tekkis nagu järgemööda ikkagi kogu see elu siia ja kogu see lõpuks kogukond ja kool ja ei olnud, et kohe nagu selle mõttega siia, et hakkab nüüd kommuuni looma. Ei, seda ei osanud üldse nagu oodata, mõtlesime, et see ongi, lähed maale ja ongi nii tore kohe, et siuke pullerbi unistus kuidagi oli peas ja mõtlesid, et lähed maale, see on kõik toredad inimesed, kohe igal inimesel võib külla minna ja rääkida nendega ja filosofeerida kõige üle ja see osutus nii nagu ekslikuks, et keegi just rääkis, et kõik inimesed mõtlevad, et maaelu on see pullerbi, aga tegelikkuses on tõde ja õigus hoopis. See on nii tava tegelikult, et käib üks mingi kaika vedamine ja... Kas vastupidi on ka, et maainimesed unistavad linnaelust või? Jah, see ongi nii kusjuures, et unistatakse ja minnaksegi maalt linna, no sellepärast siin see iive nii-öelda negatiivne ongi, et noored lähevad ikkagi linnatulede ja võikluses kuskile seiklusele ja need, kes järgi jäävad, ongi sellised vanemapoolsed väetikesed võib-olla, aga mõned kasutavad olukorda ära, et näed, siin ei ole tuleme teeme. Siin ei ole näiteks torumehi, siin ei ole neid elektrikke, pottseppi, siis jäävad koha peale, aga küsivad ka sama hinda, mis nagu Soomes küsitakse, et sellist tendentsi on ka märgata. Jah, rohkem on seda, või noh, ma olen ise ka kuulnud, et linnainimesed järjest rohkem huvitavad maal elamisest ja nagu liigutakse ja tehakse nagu asju, aga jah, ühine faktor on see, et noh, alati on kuskil mujal on parem kui siin, vist inimestel tundub. Jah, ma arvan, et seal peab hästi ära tunnetama, mis sulle nagu tol hetkel nagu vajalik on, et noh, ma ise kasvasin linnas üles Tallinnas, aga suviti olin nagu maal seal metsade vahel ja sealt jäi mingi selline sügav loodusarmastus või selline nagu mingi looduses kulgemise armastus või männimetsa lõhn või mis seal on kõik need lindude hääled, merekohin, et selline asi kuidagi väga sügavalt verre ja ma tegelikult linnas elades väga igatsesin tagasi seda ja ma pole kordagi kahetsenud seda, et maale sai kolitud, et see oli üks nagu noh,
õigematest ja parematest otsustest, et tõenäoliselt niipea küll ei koli sinna linna tagasi, et see on ikka nagu elukvaliteedi nagu määravaks osaks saanud, et oleks selline vaikne ja roheline keskkond. Võib-olla sa räägid, kuidas see kommuun ja kuidas see kool, Leiutajate külakool, sündisid? Et kuidas see... Ma tahtsin alguses küsida, et kus see idee tuli, aga nüüd ma hakkan vaikselt aru saama, et võib-olla ei olnudki ideed, et lihtsalt oli elu ja siis lõpuks kujunes ideeks ja sai vormi nagu. Tegelikult oligi jah elu, et oma lapsed said nagu kooliealiseks ja siis tuli midagi välja mõelda, mis see kool võiks olla, et käisime munitsipaalkooli ka vaatamas. Et see on ka igavesti äge, et ei saa midagi nagu ette heita, et väga hästi arendatud, aga see sisu on ikkagi sama, mis ikka. Siis kui mina koolis käisin ja tegelikult mul nagu väga head mälestused ei ole sellest kooli teest, et tihtipeale see koolikott oli ikka väga raske niimoodi, et ei läinud nagu sinna kergejalselt keksides, vaid kuidagi nagu vedasid seda kotti järel selle. Ei läinud hea tujuga? No ei läinud hea tujuga ja see õppimismotiiv oli ka pigem sellest, et saada kaelast ära asjad ja et hinded kätte ja ma mõtlesin, et okei, et kas oma lastele, ma ei tea, tegelikult ei taha ju sellist midagi ägedamat tahaks hoopis pakkuda. Aga ega alguses ei teadnud, et see kõik võimalik on või et sellega on võimalik nagu hakkama saada või ei olnud nagu usku. See polnud nagu nii tavaline ka tollal, et erakoole nagu igaüks ei loonud, kellel just mingi seal nagu erialane ettevalmistus võib-olla soosis või siis mingi suur idee oli või kuskil heas asukohas mingit niši ei ole tabanud, et siia sobiks nüüd erakool, aga siin metsa vahel tüürimees, nojah, ma ei tea, peab ikka natuke kokku võtma ennast, et sellist erakooli pidama. Aga ma ei tea, mulle tundus, mul on midagi nagu anda lastele ja tegelikult mulle päris meeldib nagu rääkida ja mulle meeldib oma teadmisi jagada ja koos lastega seiklusi ette võtta ja unistada ja lastega üldse nagu koos aega veeta, et see on nagu väga kvaliteetaeg minu jaoks. Et ma ei kibele kuhugi mujale. Ja see nõudis teatavat kooli loomise, nõuab teatavat sellist, et sa nagu vaatad selle otsa, mis on vaja teha ja siis ütled, et okei, ma hakkan pihta, ma ei tea, kas ma hakkama saan, aga see bürokraatia patakas on ikka üsna siuke muljetavaldav, mis tuleb nagu see kadalipp on päris pikk, mis tuleb läbida, et meil võttis aasta aega, et kõik dokumendid korda saavad, osasid nagu ei osanudki ise päris välja mõelda, siis nagu ostsime sisse, et need suuremad dokumendid saaks korrektsed ja me olime hästi idealistlikud, et meil oli tühi leht ees, mõtlesime, milline see kool võiks olla ja mõtlesime, et kool võiks olla nagu lapsest lähtuv, lapse huvidest lähtuv ja seega oma olemuselt nagu hästi spontaanne, et oleneb, mis selle laste kogumi nagu sünergiast paras nagu üles kerkib, sellest siis saab nagu selle õppetöö kese või protsess. Me panime selle õppekavasse kirja ka, et selline õppekava on meil mingi 3-4 rida oli seal. Et haridusministeerium mõistagi nagu hakkas kohe kuidagi seda täiendama, et soovisid teada, et millal siis mingi selline spontaansus avaldub ja et millised huvid siis nagu saavad olema ja millal siis mingi
mingi protsessiga pihta hakkate, mis selle tulemus on, kuidas te hindate seda ja nagu kogu selle lõbus osa pidi nagu seaduse järgi, ministeerium tegelikult kontrollib seadusi, et seadusi täidetakse, et nemad ei loo ise seadusi. Et seadused on sellised, et nad ei luba väga palju, ei usalda nii-öelda kooli, nad ei usalda seda kooli, vaid kuidagi nagu justkui tahavad mingi tee ette anda. Aga vaatasime natuke lähemalt seda asja, tegelikult hakkas sealt läbi kumama midagi sellist, et Eesti kooli puudutavad seadused on päris liberaalsed, et nad küll sätestavad ära, et kuhu sa pead jõudma iga 3 aasta tagant. 3. klassi lõpus, 6., 9. ja 12. klassi lõpus. Aga kui nüüd täpselt vaadata, siis kuidas õpetaja sinna jõuab, on täielikult selle õpetaja teha, on täielikult selle kooli teha. Et see võimaldab väga laia metoodilist vabadust tegelikult, et sa võid sinna jõuda mis tahaks teedki. See ei pea olema kindlasti, et sa istud seal koolipingi taga ja lahendad need tööviikud. Võidki minna purjetama ja seal õppida matemaatikat ja geograafiat ja ajalugu. Täpselt nii, et seda võib teha nagu 1000 erineval moel, mis on see tee võib ju selguda just sellest seltskonnast, kes seal ümber laua istuvad ja selles nii-öelda kooliruumis koos viibivad ja soovivad koos areneda, et me oleme kasutanud hästi palju sellist projektiõpet ja seiklusõpet, et see teekond oleks põnev ja lõbus kõigile ja väljakutse, et me oleme väga nagu positiivselt üllatunud selle ja üllatavad ja rahul olevad selle riigi üle, kus me elame, et see on nagu tohutu kingitus, et mis siin kõik võimalik ei ole tegelikult, et elagu Eesti. No minu jaoks oli, kui mu sõber üldse reklaamis seda kohta ja soovitas tulla siia, siis minu jaoks oligi kõige üllatavam kohe see fakt, mis ta ütles mulle, et need kooliõpilased ise, kes olid nagu kõige rohkem 12 aastat vanad, tegid oma firma, panid püsti. Ja ma olen juba varemgi inspiratsiooni saanud igasugustest YouTuberitest ja blogeritest, inimestest, kes on nagu loonud oma unistuste elukutse, sõltumata siis oma vanusest või oma taustast või kus nad tulnud on, et kuidas selline asi saab juhtuma ja minu arust võiks igas koolis sellist asja võimaldada, pakkuda, et just läbi nagu sellise iseenda elu sa lood mingisuguse projekti ja õpid läbi selle. Ja kuidas see sai siis juhtuma? Eks seda ettevõtlusõpet järjest laialdasemalt koolides ka kasutatakse. Et minust see ettevõtluse nii-öelda valdamine annab päris suure vabaduse kogu eluks, et annab mingis mõttes sellise nagu tööandja positsiooni, et sa ei mingis mõttes ei suhtu endasse kui mingisse sellise nagu produkti, kes valmistab ennast tööturu jaoks, on ju, et sa lähed nagu ennast müüma kuskile, et mul on selline ettevalmistus, ma soovin nüüd saada sellest raha, vaid et pigem vaatad, et mind huvitavad mingid nagu teemad, mingi valdkond ja ma teen sellest endale nagu firma või elatise, et see on minust nagu hästi selline vabastav mõtteviis, et see eeldab ka teatavat sellist nagu loomingulisust, et erinevates olukordades erinevad olukorrad panna enda kasuks nagu tööle. Et see ettevõtlik meelelaad on, ma arvan, väga oluline kaasa anda lastele, kui nad eluteele lähevad, aga jah, see koolifirma, millega me siin alustasime, sai alguse just väikesest tsirkuse pisikust. Et kunagi Tom Valsbrek käis siin, tõi mingid väiksed trikitamisvahendid, näitas vahetunnis, nii-öelda laulmistunni vahetunnis
ja ta on siuke natuke müügimees ka, siis üritas meile müüa neid ja me hakkasime nagu uurima, et tegelikult ega Eestis nagu ei olegi kuskilt selliseid asju osta, siis ostsime tema käest. Et aga hiljem hakkasime mõtlema, et ahaa, et kui ei ole, siis tegelikult võiks ju seda tsirkusepisiku levikut siin koolis kasvatada veel laialdasemaks õppeprotsessiks, et luua siis sellest selline kooli ettevõte, et siis käisime Inglismaal kohtumas nende lastega koos siis hulgimüüjatega ja siis tulime tagasi kontaktidega ja sealt tulid tellimused, siis tellisime sealt kaupa, siis samal ajal ehitasime siin 2-3 kuuga üles sellise veebikeskkonna, kus siis neid tooteid saab müüa ja töökojas ka sellised stendid, kus siis saab, millega saab siis laatadel käia ja nõnda. Et ja siis samal ajal nad siis hakkasid ka nagu neid, mis need on seal 70-100 erinevat toodet selgeks õppima. See nõuab ka teatavat sellist nagu püsivust, et proovi see žongleerimine näeb kuidagi nagu lihtne välja, aga kui hakkad pihta, siis on ikka tükk aega pusimist. Samamoodi on iga nende tootega on mingi selline nagu teatavat püsivust eeldav töö tuleb teha, et see arendas jälle sellist nagu füüsilist poolt väga, et ja kõik see poe tegemine, pidamine, IT-oskused siis matemaatika muidugi, et need omahinnad ja kasumid ja transpordikulud kõik jonksu saaks ja Exceli tabelid kenasti nagu jookseksid. Inglise keel, kõik need tooted tuli ju ära, toote tutvustused tuli tõlkida ja siis üles fotografeerida, need pildid teha isikupärased nendest toodetest, et siis terve see protsess oli väga-väga suurepärane sellise nagu õppeprotsessina, et kes siin tunnevad muret sellest nagu riikliku õppekava täitmise kohta, et siis tegelikult sellise protsessi raames saab väga palju riiklikus õppekavas olevat ka läbi võtta, pluss veel midagi, mis nagu eluks ette valmistada. Jah, midagi, mis on palju elulisem, kui see õppekava suudab kirjeldada, et ja see firma nagu on jätkuvalt nagu tõusuteel, et töötab väga hästi ja on värskeid ideid, millega seda nagu veel laiendada, seda tootevalikut ja kuidas edasi minna, et me väga ootame nagu selle aasta nii-öelda selliseid natukene külmemaid ilmu, et siis saab nagu sealt firma tegemistesse rohkem sükelduda ja edasi arendada, et praegu on väljas nii palju põnevat teha. Väga vinge, isegi mina kõndisin sellest tsirkuse nurgast mööda juba leidsin endale nagu ühe joo, mida ma tahan soetada. Ma väikses saati sellest unistanud. Nüüd tuli meelde. No võt, leidsid lapse endast. Jah. No mida rohkem ma siin vabaduses elan ja käin ja avastan ja päriselt nagu elama hakkan, seda rohkem seda last välja saab mängima lubada ka. Selliseid asju nagu teele satub. Aga ma tahtsin küsida rohkem nagu ka sellisest isiklikust ja enesearengu nagu vaatenurgast, et kuidas see kool ja siin niimoodi kogukonnana elamine mõjunud on ja mis siin nagu sellisel isiklikul tasandil ja selles nagu kasvuprotsessis nagu läbi tuleb teha ja mis võimalused siin on nii-öelda kasvamiseks inimesena, indiviidina. Sest et ma olen ka seal faasis, kus ma veel unistan ja mõtlen, et kui vinge oleks kõik koos olla, kogu aeg mingeid projekte teha ja unistada mingeid asju ellu ja ideed ja kõik on hea, aga ma mõtlen, et tegelikult kui päriselt kokku kolida, toon ühe näite, mul oli sünnipäev, hästi vinge pidu, kõik oli tore, mis 2 päevast venis siis 4 päevaks
ja 4. päevaks ma sain aru, et ikka päris raske on tegelikult koos elada, et siis juba hakkavad välja tulema vaikselt need vajadused ja kes vähegi saab, see ei viitsi koristada, ei viitsi nagu tegeleda nende maiste ja tööd ja vaeva nõudvate asjadega, et kuidas sellega on? Ja see on väga põnev, et ütleme niimoodi, et kui koos elada sellise nagu kogukonnaga, siis tõesti see üksteise tundmine läheb nagu järjest suuremaks, et hakatakse nagu noh, ütleme suhtlus läheb nagu sügavamale, et kui võib-olla seal esimene pool aastat või aasta aega sa nagu räägid ära inimesega mingitest ehitusasjadest või hobidest või nii ja naa kalalkäigust ja kalalkäigust ja kust mingi paremad ehitusmaterjalid saab osta mingi see hulgihinnaga või midagi sellist või söögist või niimoodi, siis ühel hetkel nagu tekib siuke koht, kus nagu enam ei viitsi nagu, või kuidagi ammendab ära mingi teemade ring ja tegelikult hakkad nagu nägema ka kuidagi inimesed muutuvad läbipaistvamaks ja tekib küsimus, oot, miks me nagu sellest pealiskaudsest räägime, kui ma näen tegelikult ju, ma tunnen sind nii ammu, me oleme nii palju aega koos, et ma näen, et sul on mingi mure või rõõm või asi südamel, et siis hakatakse rääkima pigem nagu nendest asjadest, mis on selle tavalise pealiskaudsuse nagu taga muidu ja läheb nagu kiht sügavamale. Ja kui seal tuntakse ennast juba mugavalt, siis avaneb mingi järgmine kiht ja järgmine kiht ja järgmine kiht ja noh, tegelikult ühel hetkel läheb nagu üsna selliseks kõhedaks, et tulevad teatavad hirmud välja, et noh, tegelikult ma ei taha, et kõik teaksid seda minu kohta. Et tegelikult ma ei taha ise ka teada seda enda kohta, sest et ma nagu pole sellele otsa vaadanud ausalt öelda. Et sellistest asjadest hakatakse järjest nagu teadlikuks saama, hakatakse endast teadlikuks saama, sest see lähedal olevad inimesed justkui nagu peegeldavad mulle ennast hästi sügaval tasandil. Ja see ei ole üldse nagu sõnakõlks, et ma päriselt ka nagu ei ole valmis selleks, mis ma sees olen. Et ühel hetkel ta lihtsalt nagu viib nii sügavale, et võib minna nagu väga raskeks ja väga huvitavaks. Et ma olen tegelenud meditatsiooniga pikka aega, kuskil 15 aastat ja mulle tundus, et ma nagu noh, see teeb kuidagi rahulikumaks ja tegelikult ta õpetab mingi nagu sellise viisi, kuidas nõudlikus olukorras mingit rahu säilitada ja õpetab asju nagu natukene tähtsuse järjekorras nägema või õiges tähtsuse järjekorras. Aga tegelikult mul on seal silmad kinni istudes väga mugav ka mitte näha ennast mingeid asju, mida ma ei taha näha. Et nüüd sellised kogukondlikud protsessid, need nagu seal tuleb ikkagi nähtavaks. Kisuvad kardinad eest ära. Kisub lihtsalt eest ära, et see on mingis mõttes nagu natukene katalüsaator ja natuke jõulisem kui selline üksinda pusimine, et ega mul polnud nagu õrna aimugi tegelikult sellest, et mis juhtuma hakkab, aga ma midagi sellist nagu palusin oma ellu, nagu kuidagi kas või salav hästi vaikse häälega, et ma soovisin, et selline päris edasiminek toimuks, päris asjad toimuksid mu elus, ma päriselt ka nagu saaksin paremaks inimeseks. Aga see, kuidas ta tuli niimoodi, et selliste protsesside näol, seda ma ei oleks osanud oodata. Ma ei uskunud, mõtlesin, inimesed olevat kogukonnas koos sellepärast, et nii on lihtsam, et nii on ökonoomsem näiteks, et kambapäev on üks auto ja siis on nagu sääst missugune.
aga see tegelik nagu sügavam mõte seal on hoopis midagi muud, et läbi nagu inimsuhete saada ennast teadlikuks ja et see on minu jaoks vähemalt olnud selline peamine. Ja kuidas on koos lastega niimoodi töötada nagu päevast päeva? Minu jaoks praegu tundub natukene, ma ei tea, kas õudne või siis ma kardan, et äkki mul hakkab igav või äkki ma ei tea, võtta selline tunne, tõesti igav võib-olla hakkab või samas on jälle see vastutus on ka nii suur, et võib-olla see hirmutab natuke. Kuidas on? No ma võin rääkida, kuidas mul endal oli, et ma 3 aastat tagasi esimest korda niimoodi võtsin seltskonna lapsi ja nagu pikemaks ajaks, et mina olen nendega nii-öelda selles õpetaja rollis ja ausalt öelda ma esimesed paar kuud olin päris pinges või hirmul, et mida me teeme, mida me peaksime tegema, kas me peame olema mingi seal nagu kloun ees, kes kuidagi veedab neil lõbusalt aega, kogu aeg kõigil oleks hästi tore või lõbus või siis peame olema autoriteet, kes nagu, kelle sõna kuulatakse ja austatakse ja mingit vastuvaidlemist ei ole. Või siis pean olema hästi tark, et ma pean teadma kõiki vastused, ma pean oskama kõiki pille mängida ja ma pean oskama neid oskusi veel edasi anda. Ja ausalt öelda see oli üsna selline nagu pingeline olukord, et teisalt veel nagu vanemad oma mingite ootustega seal ja tegemas sukest nagu jah, et noh, nüüd teeme, et tee nüüd ja et see on nagu natuke raske olukord, et minu see nagu selline alguse periood oli nagu tohutult palju õppimist, aga nüüd on 3 aastat sellest möödas, et päris palju sellist kogemusi ja ma ütleks, et tegelikult ei pea teadma palju, ei pea oskama, ei pea olema autoriteet, ei midagi sellist ebaloomulikku, vaid lihtsalt nagu olema sina ise hästi nagu loomulikul kujul ja ma ütleks, et lapsed on väga selline tänuväärt seltskond, et tänuväärt kaaslased, et nendega koos veedetud aeg on hästi selline nagu noh, kõrge väärtusega. Nad on kuidagi puhtad või ma ei tea, kuidas seda öelda. Puhtad, siirad ja nende sellises nendega ühes ruumis viibides ma tunnen, et ma ise ka kuidagi nagu lihtsustun ja puhastun ja et see on nagu väga selline spetsiifiline nagu tunne ja teataval selline nagu noh, et ma olen nagu oluline kellegi jaoks ja see aeg tõesti nagu on laste jaoks kasulik ja minu jaoks ka kasulik, see on vastastikku nagu selline hea asi ja et no et igav ei hakkaks, ma ütleksin, et kui ma mõtleksin sellise nagu tavalise kooli peale, et see oleks tohutult igav, et päris ma nagu mingis mõttes saan aru, mis sa võib-olla sihtisid, et kui ma peaksin mingit materjali läbi võtma lastega ja siis tegema neid mingeid tunnikontrolle ja eksameid ja vaatama, et ikka programm kõik saaks kenasti läbi võetud, et siis ilmselt on nagu teisi inimesi, kes tunnevad, et see on hästi põnev. Aga ma tunnen, et mul on natuke mingi teine asi, mis mulle tekitab nagu põnevust, et
mulle meeldib, kui see õhustik on kuidagi seikluslik, et ta on väljakutset kõigile, et natukene proovipanekut, siis kuidas ma ütleksingi seda veel, et ta peaks olema lõbus, see kool peaks olema lõbus, et ta noh, et seal ei lähe nagu kuidagi karmiks kätte, et noh, et mingi hirm on, et ma kuidagi jään lolliks või peab kindlasti kõike oskama nagu kõik teised või et see hirmu faktor sealt, seal ei pea üldse nagu olema, et kool võib olla hästi lõbus koht, et kus on kõigil nagu hea olla, et lastel ja õpetajatel ja noh, mingis mõttes nagu vanematel ka ei tohiks väga nagu stressi olla selle pärast, mis seal koolis toimub. Ja noh, kui kõik need asjad kokku viia, siis tegelikult nii palju, kui ma olen inimestele tutvustanud seda kooli, et kuidas need asjad siin toimuvad ja nii palju, kui inimesed on näinud kõrvalt, et noh, näiteks kas oma nende vanemate lapsed, kes on siin käinud, et kõik on väljendanud, et kahju, et mina ei saa siin käia. Et tegelikult see saab nii ägedaks teha kooli, et sa ei saa lihtsalt nagu teistmoodi, kui tahaks ka. Ja siis ongi niimoodi, et lapsevanemad tulevad ka ja võtavad seal mingeid rolle ja see on nagu selline vahva koostegemine tegelikult, et ühisloome jah, et ja need seiklused võivad olla tõesti nagu suured ja need unistused võivad olla suured, mida lastega koos teha, et võib unistada mingitest reisudest kuskile Himaalajasse või siis oma firmade loomisest ja võib teha nagu elada päris elu, et seda ei pea kuidagi mängima, et kool ei ole justkui noh, see koht, kus sa valmistud eluks, vaid sa juba eladki. Jaa, just. Väga hästi öeldud. Et võiks ju olla niimoodi. Võiks küll, oleks vinge ja ma sain aru ka nüüd, kust minu need hirmud just tööta ühed poolt kõik see, mis sa mainisid, mis sul esimese 3 kuu jooksul seal olid ja teise poolt just see, et minu nagu kuvand koolist ja õpetajast ja õpilasest on see, kus ma käisin, eks ole, tavakoolis, et kus sul ongi õpetajana, sa pead ohjeldama seda seltskonda, seda põhimõtteliselt sul on väga sellised seiklushimulised lapsed, kes lõpuks selles vangis, no ma ütleks vangistuses, on kujunenud sellisteks rahututeks ahvideks, kes lihtsalt mauravad ringi, sa pead suutma neid ohjeldada ja siis, kui sa tahad päriselt hea õpetajale hingest, siis sa peadki nagu suutma seda teha veel huumoriga, sellise piisava autoriteetsusega ja hoidma seal vahel veel väga head tasakaalu, et sa ei saa selliseks liiga käskivaks või siis ühelt poolt nagu naljanumbriks, et sind ei võeta nagu tõsiselt. Ja et seda kõike nagu üleval hoida ja samal ajal nagu lapsi viia läbi sellest õppeprogrammist ja kõik see nagu tundubki nagu nii nagu raske töö, et miks ma peaks vabatahtlikult midagi sellist minema tegema. Jaa, see on kohutavalt raske töö, et ma ei kujuta ette, kuidas nad seda suudavad, et tõepoolest see rahutus tekib lastes ja kui nad on nagu kas või seal laua taga peavad istuma mingis asendis, sundasendis ja mingit sellist infot vastu võtma, milleks nad tol hetkel tõenäoliselt nagu üldse valmis pole, et võib-olla ei huvitagi, et aga noh, nendeks ei küsita ja siis tegelikult tuleb mingi trots sisse ja hakkab kuidagi närima ja väljenduma mingis sellises nagu tihtipeale selles just ärevuse vormis. Ja täiesti võimalik, et sealt üldse nagu mingisugune koolivägivald ka nagu suure alguse saab nagu. Koolivägivald, kõik need arvutisõltuvused, need kõik seadmed ja asjad, mis nagu noh, kuidagi last aitavad jälle nagu
vabadus. Ma ei teagi, mis nüüd otsib põgenemisteed võib-olla sellest kõigest, et jah, korraks, et saada sellest õudusest minema. Et ma loodan, et väga paljud inimesed ei kuula seda. natuke liiga aus võib-olla. jah, et aga noh, ma räägin lihtsalt oma sellisest kogemust. Mul oli küll nagu see koolis, mis ma õppisin, oli see, et ennast välja lülitama, et kool tähendas surnud aega natukene, et seal vastu pidades pidi nagu natukene hinge välja lülitama. Sellise tundliku uudishimuliku hinge pidi korraks kõrvale panema. See on minu meelest natukene nagu veider. Kool võiks ikka olla siuke koht, kus tundlik uudishimulik ilus hing saaks ju avaneda. Just. Et kui seda asja niimoodi vaadata, siis nagu õpetaja roll on luua tingimused, et see ilus õis saaks nagu avaneda. Siit poolt vaadates ma näen, et hästi suur vastutus tegelikult on just lastevanematel, et see koolisüsteem on küll paha ja loodi hoopis teistel tingimustel ja teistel väärtustel ja põhjustel, siis kui see meie tänapäevane koolisüsteem loodi. Aga miks ta püsinud on siiani, ongi minu arust see, et ma ei tea, kas kuskil lastevanemates peitub siis teatud mugavus või hirm pakkuda lastele sellist ruumi ja luuagi selliseid uusi kooli, mis nüüd juba õnneks on ka kerkimas, et kui nii palju lapsi on, keda keegi õpetada ei viitsi, siis tekibki selline konveier meetod, et kuidas sa võtad sellise 30 grupi, ühe klassi ja õpetad talle kõik need asjad niimoodi selgeks oma, kui sul ei ole mingit erilist ruumi loomingulisust kasutada või väljendada. Et natukene võib-olla, ma ei tea, see lastevanemate avastan nüüd põhjusi seal selle meie koolisüsteemi taga, miks see on siiani püsinud. Et sa alustasid sellest lastevanemate teemast, et see on ka hästi põnev tegelikult, et miks lapsevanemad lubavad seda, miks nad mitte ainult ei luba, vaid ka soovivad seda, miks lapsevanemad nagu isegi nagu survestavad last juurde, et näed, sa pead veel õppima, veel ja veel, sa pead isegi paremini kui su naaber õppima, paremini kui see, sa pead klassi parim olema, sa pead kuidagi nagu see edukultus süstivad sisse, miks seda nagu tehakse. Et siin on ilmselt nagu see väärtussüsteem, et millesse usutakse, et see on väga üleüldine, et usutakse mingi edukultus justkui on see, mis kehtib, et sa pead edukas olema, et sa oled õnnelik siis, kui sa oled edukas oled sa siis, kui sul on kas mingid asjad, mingi ühiskondlik staatus, seisund ja kõige selle nimel tuleb nagu kohutavalt vaeva näha ja ei pea olema just nagu kõige targem, et aru saada, et tegelikult mitte ükski nendest asjadest ei too ju tegelikult õnne majja. Kestvat õnne, see on kõik üürikene ja tegelikult juba läheb peale mingit uut vaja, et ainuke asi, mis siin nagu seda absurdi koos hoiab, on see, et kõik teevad seda millegi pärast. Ja kuna kõik seda teevad, siis see on õige. Et selline loogika just, kui tundub saatvat seda hullust mingis mõttes on ju. Ma natuke näen isiklikul tasandil seda ka, et vanemates kindlasti on ka teatud hirm ja teatud mugavus. Et sul, kui sa pead kõige selle töö ja kõige selle rabamise kõrvalt oma lapsega tegelema, sa oled päris palju pidanud seda tegema, kes ei tee seda hea meelega 7 aastat ja siis nüüd on nagu see, et nüüd ma saan äkki puhata, et ma saadan lapse kooli ja siis ma saan nagu rohkem tähelepanu iseendale või ükskõik millele panna ja et otsitaksegi nagu ka võib-olla väljapääsu või. Ja, täitsa, jah. Me oleme palju puutuma kokku ka koduõppe vanematega, et see on ka selline väga huvitav seltskond, et inimesed, kes on võtnud siis vastutuse
nad ei ole andnud seda vastutust kuskile väljapoole, vaid võtavad ise vastutuse. Ja tegelikult usaldavad ka last ja lapse elu ja lapse võimet õppida ja nende võimet siis ka nagu kaitsta seda ruumi nii palju, et see ilus hingeõis saaks avaneda. Et siin on väga selliseid ilusaid lugusid, mis me oleme kuulnud ja näinud neid lapsi ja rääkinud nendega, et lapsed, kes arenevad täiesti nagu oma suunas, et siin oli üks laps hiljuti, kellega kohtusime, oli teda väga huvitas kivi, mida ma ei tea, kas ta oli mingi 7-8 aastane. Et kristallid ja kruusakivid ja et ta tahtis nagu minna oma huvis nii sügavale, et ta väljendas seda niimoodi, et ta tahab õppida kividega rääkima. Siis ta istus seal kivihunnikus nagu lihtsalt päevade kaupa ja proovis nagu kõneleda mingil nagu omal moel. Ja siis ta ükspäev rääkis, et ma vist juba kuulsin midagi. Et minu arust see on nii nagu hea näide, kuidas üks lapsevanem võib usaldada, et kui sellel lapsel on huvi, et siis seda tõesti võib nagu lasta kanda ja see laps saab väga huvitava sellise nagu ainukordse kuju. Et mõtle, kui selle asemel oleksid käinud, nühkinud koolipinki ja teinud seda, mis kõik teised teevad, siis tegelikult kõik see kruusahunnikus veedetud õnnelik aeg suheldes nende kividega, see oleks jäänud olemata. Mõtle, milline kahju sellest on, see on ja milline kingitus sellele lapsele. Ja kui see oleks saanud ka esile kerkida, siis oleks ilmselt saadetud kuskile spetsialisti juurde, kes oleks seda ära lämmatanud. Oleks talle mingid tabletid siis, et enam seda kividega ei räägiks. Sa ütlesid väga õige sõna minu arust kogu selle teema juures üldse, mida ma olen läbi oma saadete üritanud ka ühel ja teisel viisil nagu manade inimestel ongi see vastutus. Vastutus iseenda eest, oma elu eest ja kui ma mõtlesin selle või kui sa rääkisid sellest edukultusest, siis ma mõtlesin kohe selle peale, et hästi paljud lapse vanemad projekteerivad oma täitumata unistusi oma laste peale ja läbi oma käitumise kindlasti ka hirme ja siis ongi see, et surutakse neid lapsi, et nad oleksid jumala eest hästi edukad, et neil elu oleks kerge, et neil oleks nii palju võib-olla neid muresid ja et nemad võib-olla õnnestuksid mingites asjades võib-olla, milles ise ei õnnestutud. Et nagu jällegi anda seda vastutust ära võib-olla mingis mõttes. Jah, see vastutus on väga huvitav asi, et see alguses nagu kõlab, et nagu hirmus asi, mingi kohustus. Mul on vastutust järjest, mul on kohustatud või niimoodi. Aga kui hakata lähemalt vaatlema, siis tegelikult vastutus tähendab vabadust. Et kui mina vastutan, siis olen ma vaba. Kui mina võtan vastutuse, siis ma ei saa nagu süüdistada kedagi teist enam. Kui ma võtan vastutuse oma elu eest, siis ma olen oma elu peremees. Et ma ei ole enam ohver, ma ei ole nii pilla-palla kuidagi kõigutada, vaid et ma olengi nagu võtnud vastutuse, et see on selline nagu teema, mis on meid ka saatnud läbi aastate, et väga lihtne oleks jäänud siia maale kuidagi nagu kökutama, et näed, midagi ei ole, midagi ei tehta, jääd nagu virisema, valitsus on süüdi või saad aru, nagu ikka läheb. Trump on süüdi. Jah, alati nagu keegi süüdi ja mina olen see ohver. Aga tegelikult kui võtta vastutus, siis võib peagi leida, et seda väga vabaks. Et mul on vabadus luua selline maailm, nagu millest ma unistan või et see vabadus on nagu kõigil olemas. Aga vastutus on natuke hirmutav ka võib-olla alguses. Paljud inimesed kardavadki pigem nagu elada. Et see tähendab seda, et saab läbi kukkuda, saab eksida ja jällegi seda on, see on loomulik ka aga ma tunnen, et võib-olla see koolisüsteem on veidi nagu juurutanud seda hirmu veel sügavamal,
et pannakse hinnanguid ja kui sa ikka klassi ees tõused püsti ja teed ennast narriks ja kui veel pärast sind sellepärast narritakse või naerdakse, siis hiljem kaob isu ära, jah, just. Ei taha enam siin nagu väga naerualuseks sattuda, on ju. Et jah, selles suhtes jah. Aga noh, siin maal elades sa oled, noh, me sattusime väga kiiresti nagu küla hullu staatusesse, et siin ei olnud mitte midagi kaotada. et selles suhtes hästi vabastav kogemus. et kõik on läinud nagu nii. Et jah. Mis sa, ma arvan, et tõmbame otsad kokku selleks saateks, et mis sa tahaksid võib-olla öelda ühele kuulajale, kes on huvitatud mingisugusest kogukonna elust, külaelust või kogukonna loomisest või kooli loomisest? Et julget peale hakkamist, et kellel vähegi nagu tõmmet on, siis ma soovitaksin küll ära teha, et ei pea muretsema millegi pärast, et kas mingeid eeldusi on või oskusi või et see latt on mingis mõttes väga madalal, et kõik saavad hakkama ja see on seikluslik teekond, et julgust ja jõudu ja kes soovib kogeda midagi sellist, mis siin on, siis võib tulla sinna vabatahtlikuks mõnda aega veeta siin näiteks lastele mingeid oma oskusi jagades või mingeid lihtsamaid töid tehes, et natukene nagu kogeda, et kuda see võiks olla, et midagi siit nagu õhkub ja pärast võib nagu vaja minna, et jagame hea meelega oma kogemust ka. Jah. Olgu, aitäh sulle, Hendrik, et jagasid oma kogemusi, teadmisi. Aitäh.